Venemaa taas kord tule all. Surma said 2 naisterahvast. Belgorodi operatiivstaab eirab ukrainlaste läbimurred Venemaa territooriumile. Venemaa on suurendanud territoriaalkaitserühmituste suurusi. Plahvatused Berdjanski sadamas. Kurski oblastis taas kord kasutati õhutõrjekomplekseid. Kuberner teatab, et droonid on alla tulistatud, kuid mõned hooned said ikkagi kahjustada. Brjanski oblastis peale rünnakut läks põlema elumaja. Smolenski oblastis droonid ründasid kütuseladusid. Kalugas taaskord kukkus alla ning plahvatas tundmatu objekt. Kiievis toimusid võimsad plahvatused. Medvedjev, erioperatsioonist on saanud võitlus terroristidega. Kiievi režiim on herilaste pesa, mida tuleb hävitada. Hiina erisaadik teatas, et ta ei ole rääkinud okupeeritud Ukraina alade liitumisest Venemaaga. Varasemalt sellest kirjutas Wall Street Journal. Peale konflikti mõlema osapoole kokkusaamist Liu Hizheng ütles, et nende positsioonid on väga vastandlikud. Orban kutsus ülesse ära hoidma Ukraina vastupealetungi. Vastasel juhul see muutub Ukraina jaoks veriseks saunaks. Blinken, USA pole Venemaale vaenlane ega püüdle režiimi kukutada. Putin julgeolekunõukogu ees kutsus ülesse mitte kõigutada paati. Stoltenberg, NATO tahab näha Rootsit enda ridades juba juulikuu summitiks. Biden, see juhtub kindlalt. Singapuris algas Pentagoni algatatud rahvusvaheline julgeolekufoorum. Cape Towni BRICS-i välisministeeriumite esindajad rõhutasid vajadusest rebalansseerida maailm arengumaa huvides. USA välisministeerium teatas, et nad rohkem ei teavita Moskvat tuumarelvade staatusest ega asukohast ja samuti ballistiliste rakettide startidest. Venemaa inspektorite viisad tühistatakse. Pentagon aga samal ajal ostab kokku ukrainlastele Starlinki terminale, Holland aga 20 Leopardi. Venemaa kindralstaabi ülemasetäitja Berdjanski teatas, et mobilisatsiooni suurimateks puudusteks on relvastuse ning tehnika puudujääk ja mobiliseerinute madal tahe võidelda. Araabia riikide liiga peasekretär USA ning Hiina suhetes on tekkinud külma sõja ohumärke, mis võivad üle kasvada tuumasõjaks. Praegu Biden aga teatab, et on konflikti teravnemise vastu, kuid seisab konkurentsi eest. USA ja Taiwan allkirjastasid esimese kaubandusliku kokkuleppe. Peking aga kutsus kõiki jälgima ühe riigi printsiipi ning ähvardas omapoolsete sanktsioonidega. Xi Jinping kutsus riigiaparaadi esindajad valmistuma halvimateks stsenaariumiteks. Seattle'is toimusid massilised töötajate protestid Amazoni peahoone ees. Suurbritannias taaskord protestivad raudteetöötajad. Pooled marsruudid on häiritud streikidest. 20 000 protestijat nõuavad palgatõusu inflatsioonitaseme kompenseerimiseks. Uus pensionireformi protestilaine on tulemas Prantsusmaal. Ametiühingud kutsuvad ülesse tulla tänavatele 6. juunil. Parlament ei hakanud tühistama seadust, mis tõstis pensioniga. Rumeenias protestivate õpetajatega liituvad meedikud ning raudteetöötajad. USA senat taaskord tõstis riigivõla lage kuni 2025. aastani. Biden aga kukkus pikali sõjaväekooli lõputseremoonial. Fertiilsuse indeks Jaapanis samuti kukkus oma antirekordi tasemeni. The Economist ülemaailmne näitaja läheneb piirile, millele järgneb rahvastiku vähenemine. Sündimus väheneb mitte ainult 15 arenenud suurriigis, vaid ka Indias ning Hiinas. 2030. aastaks pooled Kagu-Aasia piirkonna elanikud on vanemad kui 40 aastat. Ajakiri Nature avaldas uued ökosüsteemi analüüsi tulemused. Planeet on ohus ning muutub ohtlikuks inimestele viibimiseks sellel. Venemaa riigiduumal lubas töösuhete algatamist 14-aastastega ilma eeskostjate nõusolekuta. Venemaa instituudid tähendavad aina rohkem Venemaa majanduse ümberpööramist Aasia suunas, kuigi tänapäeva maailmas pikemate prognooside tegemine on pea võimatud. Hiinas korruptsioonikahtlusega on kinni peetud investeerimisettevõtte China Renaissance omanik. Venemaal peale mitmeaastast langust on tõusuteel taaskord süüfilisesse nakatumine. Terviseameti hinnangul põhjuseks on migrantide saabumine riiki ning see, et varasemalt mitte kõik pöördusid arstide poole. Selle aasta jaanuaris süüfilisse nakatus 70% rohkem inimesi kui eelmise aasta jaanuaris. Samas kui võrrelda 2000 aastaga, siis haigestunud on 8000 korda vähem.
Kaubandusministeeriumis arutatakse elektroonikahalli impordi piiramist, et parandada riigisiseste tootjate konkurentsivõimekust. Valdkondades oldakse aga kindlad, et Venemaa sisest elektroonikat ei ole piisavalt, et tagada turu normaalne funktsioneerimine. Matvijenkole esitati Lada Vesta. Tehase direktor Šmeljov lubas, et lähiajal tulevad tagasi automaatkäigukastid ning võimsamaks mootoriks tuleb 1,8 liitrine. Maikuus Vesta hinnad algasid 14 250 eurost. Kaubandusministeerium lubab sellel aastal turule tuua 6000 tsiviildrooni. Tootjatele lubatakse subsiide. Iraani õhujõudude juhataja Vahidi lubas aga koolitada sõprusriikide droonioperaatorid. Barnaulis kohalik poliitik pandi vangi 8 aastaks 14-aastase tüdruku vägistamise eest. Moskvas toimus niinimetatud esimeste liikumise festival. Putin pakkus välja taastada pioneeride organisatsioonid. Kirienko kutsus kõiki võitlema noorte eduka hariduse eest. Jekaterinburgi linnavõim pakkus välja ümber nimetada Jeltsini nime kandev tänav Peeter I auks.